Mõistagi õpetajad on täna siis sellises keskpunktis, et nad saavad kõik sellise väikese tänukirja õpilastelt heade soovidega, aga samamoodi saavad ka õpilased tegelikult katsetada, et mida tähendab see õpetaja töö, et päriselt võtta üle mingisugune tund ja mingisugust teemat siis üritada oma klassile natukene ka selgeks teha. Ja kui nüüd rääkida sellest, miks ma selline välja näen, siis on selline väike stiilipäev meil ka, et esimese aasta need õpetajad, kes õpetavad esimest aastat, et nemad on riietunud meie direktoriks Indrek Lillemäeks, et sellised pintsakud ja muu selline. Ja siis teise ja kolmanda aasta õpetajad siis saavad katsetada, et kuidas on koolis käia, nii nagu õpilased riides on. Ja see on siis minu tõlgendus sellest, et kuidas mina neid õpilasi igapäevaselt näen. Hommikul üllatasid meie õpilased meid Muhu leivaga ja selliste kiituskirjadega või tunnustekstidega, mida oli väga-väga armas ja motiveeriv lugeda. Nii et õpetajad üldse tähelepanu puuduse käes siis tänasel päeval ei kannata nii öelda? See on huvitav küsimus, et millal õpetajad üldse tähelepanu puuduse all kannatavad. Et ma arvan, et õpetaja on iga päev tähelepanu keskmes ja see, et me seda tänast päeva kuidagi eriliselt tähistame, see äkki tõstab seda õpetaja ametit natukene sellisesse positiivsemasse ja olulisemasse valgusesse. 12. E-klass õppis uudiste kooli jõudes usinasti eesti kirjandust. Teemaks Anton Hansen Tammsaare novellid, kuid seda kaasaegses võtmes koos sotsiaalmeedia postitustega. Jaan Konarik ja tema see username on Konarik ja tema esimene postitus on siis: küll on mul alles hea elu, armastan oma naist ja poega nii, et süda võiks lõhkeda, kui saaksin vaid juurdega tütrekese. Hashtag hea elu, hashtag pere, hashtag äri õitsab, hashtag saatuse lemmik. Oli see tund ikka väga teistmoodi kui tavaliselt õpetaja Ulviga? Jaa, aga ka ei selles mõttes, et ainult oligi pigem isiku erinevus, et mõlemad on nagu väga head õpetajad ja nendega on see, et neile saab julgel minna küsida ja ongi, et sa ei karda küsida neid ja nad annavad sulle hea selge vastuse. Kas näiteks teie olete ise ka mõelnud, et võiksite seista klassi ees või tundub see ikkagi pigem selline natuke hirmutav? Hirmus oleks, kui teemat ei tunne, ehk kui püsida siuke matemaatika või füüsika juures, ma arvan, et hakkama saaks, aga kui peaks ise eesti keele tundi andma, siis arvan, pabistan ja värisen siin klassi ees hästi. Aga teie? Selles mõttes, et mul on sarnane, võib-olla saaksin hakkama, kui oleks keemia küll, siis ma saaksin suurepäraselt hakkama, aga matemaatikaga oleks natuke raskem, aga eesti keel, ma arvan, tuleks okeilt välja. Aga teil eesti keel tuleks okeilt välja? Ma nagu ikka õige eestlane panen need komasid ja niimoodi nagu süda ütleb mulle, et ma arvan, et ma peaksin ennem teooriat selgeks õppima, kui ma õpetajaks hakkan. Cordelia Violett astus täna esmakordselt oma emakeele õpetaja kingadesse, mis muutis ta oma tuleviku suhtes kindlamaks. Ma muidugi kartsin meeletult, jalgades oli siuke värin sees ikka, aga läks hästi, üllatavalt hästi ja enda klassile oli muidugi siuke tore sõbralik andega, nii et väga-väga tore oli. Kuidas tänased muljed ütlevad, kas võiks minna näiteks õpetajaks õppima? Ma arvan, et ma pean ütlema jah, see on mulle meeltes mõlkunud, pikka aega olen kaalunud seda ja nüüd just siin 12. klassis üritangi välja mõelda, et kas see on päriselt see, mida ma tahan ja hetkel selle tunni andmine oli küll selline nagu hea viimane lüke, et nüüd ma olen selline 99% kindel, et minust võiks saada küll õpetaja.